Inimene on koloniseeritud väga paljude mikroorganismide poolt. Näiteks võib meis elada sadu erinevaid viiruseid ja tuhandeid baktereid. Lisaks võivad inimkehas olla erinevad parasiidid. Ka seeni võib leida mitte ainult sinu varvaste vahelt, vaid terves kehas. Näiteks normaalsel inimesel moodustab soolestiku mikroflooras umbes 20% pärmseenet. Aga millised on sinu organismis pesitsevad sõbrad ja vaenlased? Seda teabki kõige täpsemini bioanalüütik. Bioanalüütik on tervishoiuspetsialist, kes enamasti töötab haiglate laborites. Sinu organismi tervisenäitajate hindamiseks saavad bioanalüütikud uurida erinevaid kehaeritisi, verd, organeid, kudesid ja nende tükke, aga ka näiteks patogeene, parasiite, mikroorganisme ja viiruseid. Bioanalüütiku töö on väga huvitav. Inimese kohta saab erinevate analüüsidega hästi palju teada. Kõige tavalisemaks on vereanalüüs, mis lihtsamate testide jaoks võetakse sõrmest, aga enamasti siiski veenist. Ilma nende teadmisteta ei saa ka arst, kes bioanalüütikult analüüsid tellis, tegelikult määrata patsiendile ei diagnoosi ega ka ravi. Samas on võimalik laboris kindlaks teha ka seda, millised on sinu sportlikud võimekused ja milline on sinu tõenäosus haigestuda erinevatesse haigustesse või kas sul esineb näiteks ülitundlikkus mõne toiduaine või putuka suhtes. Verest eraldatakse plasma või seerum, millest tehakse erinevaid biokeemilisi uuringuid. Vereproov peegeldab näiteks organismi hemoglobiini, vitamiinide, mikroelementide, hormoonide ja glükoosi sisaldust, mille abil saab tuvastada erinevaid haigusi nagu aneemiaid, diabeeti ja palju muud. Samuti saab tuvastada ka organismis pesitsevaid baktereid või nende antikehi. Baktereid saab tuvastada ka näiteks haavavedelikest, mis külvatakse Petri tassile ja uuritakse, kas ja mis seal kasvama hakkab. Uriinikülvi põhjal saab tuvastada kuseteede infektsioone. Roojast saab külvi põhjal teada kõhulahtisuse põhjuse. Patoloogia laboris uuritakse kudesid ja rakke. Kudede hindamiseks võetakse sellest pisike tükk, lõigatakse õhuke kiht, pannakse klaaside vahele ning värvitakse ära, et paremini näha selle struktuuri. Laboritöö on väga mitmekülgne ja huvitav, sest saab inimese keha koostise kohta palju teada ja patsienti aidata sellest hoolimata, et bioanalüütik otse patsientidega kokku ei puutu. Samas on täpne analüüs õige ravi eeldus, mis tõttu kaasneb ametiga ka suur vastutus. Bioanalüütik peabki olema täpne, korrektne ja kohusetundlik. Töö iseloom ei ole enam väga iseloomulik tavaarusaamale laboritööst. Vaikset nokitsemist on vähe. Pigem on bioanalüütik meditsiiniasutuse meeskonnas lisaks usaldusväärsele analüüside teostajale aktiivselt inimestega suhtlev ja nõustav töötaja. Bioanalüütikuks saab Eestis õppida ainult Tartu Tervishoiukõrgkoolis, mille lõpetamisel saab jätkata õpinguid magistrantuuris. Erialase töö leidmise võimalused on väga head. Paljudes Eesti laborites on puudu erialase haridusega spetsialistidest. Kuna meetodid ja aparatuur, mida töös kasutatakse, on Euroopa riikides sarnased, siis on võimalik suunduda tööle ka välismaale. Tule, uurime koos!